me näitame, kuidas me töötame. Siin toas me vildime. Mul meeldib siin tööl käia ja hobuseid viltida ja toksida need järgmisi hobuseid. Ma teen hobusele lakka ja siis teen saba. Ja siis ongi hobune valmis. Ja need ülejäänud hobused lähevad Eesti Rahva Muuseumisse, ülejäänud sinna Heimtali muuseumisse. Need järgmised hobused ma teen valmis. Nii nagu iga päev ja siis iga nädal ja iga kuu valmistan ja iga aasta valmistan järgmised hobused. No siin on parem raha teenida siin töö juures. Ilmatsalu tänaval 5 asuvas iseseisvas elus. Ja siis ma lähen pärast tööd, lähen vaatan tuletõrjeautot sinna Tartu tuletõrje depoosse. Ma käin iga teisipäeviti 1 korra nädalas käin vaatamas neid tuletõrjeautosid. Vot seepärast mulle väga meeldivad need tuletõrjeautod. Ja siis ma käin iga kolmapäeviti käin seal Tõrvandi tuletõrje depoos neid tuletõrjeautosid vaatamas. Iga kolmapäeviti 1 korra nädalas. Tere, minu nimi on Anita Kurvits. Olen kogemusnõustaja, aga kasutan iseseisva elu teenuseid juba kuskil 20 aastat. Et siin käimine aitab mul oma tervist tasakaalus hoida ja tegutsen kunstitöötoas. Ja et see on nagu minu jaoks oluline ja mulle meeldib see, et on selline mõtestatud töö, mis nagu annab iseendale hästi palju. Et ma lihtsalt ei voldi mingeid kuusekesi, vaid teen sellist hinnatud tööd ja selle kaudu väärtustan ennast. Mina siin konkreetselt vildin kohvikannu soojendaja ühte külge, aga teeme ka selliseid saunamütse. Et räägin siis natuke meie toodangu saatusest, et me täidame erinevaid tellimusi, et meie kaupa tellib ja müüb Eesti Rahva Muuseum ja et on ka eratellijad ja et siis meil on ka oma iseseisva elu pood ja selle toodanguid siis müüme ka erinevatel üritustel, kus me käime, et meil ei jää nagu toodang kappi seisma. Ma teen selliseid rebaseid ja ma olen kaua töötanud. Siin on näiteks rebase pilt. Just. Ja ma teen pildi järgi. Vildin rebase saba, jalad, nina, pea. Praegu me panen käppada alla, et vildin kinni ümber käppa, et hoiab hästi tugevasti kinni. Siin on tehtud need keneli rebane, siis on veel keneli orav. Ja
siin on igasugused Kennedy tehtud pandakaru veel. Siis on veel, siin on veel neid kassi veel. Ja leevikest on ka. Leevikes on teinud, kus see nimed on? Kes tegi? Virve tegi sellise leevikese. Siin on ka kassid. Siin on veel lehmad. Ja siin on igasugused palju neid rebaseid, hülgesid on. Ja siin on veel siilikest on ka tehtud. Siin okast keraga. Siin on nüüd nii palju kasse tehtud. Need on ka vurrud tehtud. Ja siis siin on siis laua peal on meil siiri. Minu tehtud siiri. See on Sirli tehtud siiri. Ja siis on veel siis tehtud võitmoid ja lepatriinu. Veel niisugune naarun nagu lepatriinu. See on järvepall, praegu teen ma järvepalle. Ja tulevad nad niisugused, need on võtmehoidjad. Ma käin siin 3 korda nädalas. Ja kui ma oma esimesed loomad tegin, siis nad tulid tunduvalt suuremad kui need loomad on, mis siin lava peal on. Ja need loomad olid jänes ja kass. Ja mulle meeldib see töö, mulle meeldib siin mentida. Nüüd oleme kunstituas. Nüüd ma olen seda vahepeal jõudnud selle koti ära teha. Esimene kott. Siin on kased. Metsa vahel on näha siin kollast lehti langemas. Siin on tumedat. See on vildid. Roheline taust on pandud. Siin on pärast kollased ja siin on ajutatud laiali. Ja siis on sangad. Selline kott. Praegu ma lõikan teed lehtede sildiga leppimiseks. Ja nendest tulevad pärast tootesildid. Nüüd me teeme akrüülvärvidega ja need lähevad nende siltide peale. Kui ma neid kokku kleebin. Ja mina lõikan need ribadeks. Ja praegu ma kleebin neid silte kokku. Mis pärast august on. Ja lõpuks panen sellised nöörid külge. Valmis silt näeb selline välja. Olen töötanud siin 3 aastat ja olengi nagu põhimõtteliselt läinud üle kottide ja ka seinapiltide tegemisele. Sellepärast, et mulle nagu meeldib see, et see nagu mu praegu põhitöö. Ma olen küll teinud ka loomi, vildist loomi, aga mul tuleb siiski paremini tuleb välja, tulevad need kotid ja pildid nagu. Ja olen teinud ka Mona Lisa järgi ja maalide järgi ja siis peab hästi täpselt peab ära mõõtma nagu, et pilt tuleks täpselt nagu kehaosad kõik ilusti peale ja niimoodi tuleb kõik ära mõõta. Et see on väga täpne töö. See nõuab väga palju aega muidugi,
sellega läheb ikka noh, võib-olla isegi kuu aega läheb Mona Lisaga, kui teda niimoodi pingsalt teha, et ja inimesed tellivad ka kindlate piltidega kotte, näiteks oma koeraga, lemmikloomaga või siis noh, mis nendele meeldib. Sellise pildiga siis teen nendele tellimuse järgi siis. Et on selline pilt tehtud, see läheb siis raami sisse, et see tuleb ära raamida, siis selliseid olen teinud mitut erinevat kassidega ja nagu sellised ilusad pildid tulevad praegu raamiga, siin raam ei püsi hästi küljes, aga niisugune ta on. Mulle on nagu oluline, et ma saaksin kodust välja, et mul oleks tegevus. Mul on nagu väga huvitav siin, et mul on tegevus, ma saan igapäevamuredest ja kaugemale eemale nagu ja siis, et ma olen seltskonnas ja see nagu annab mulle väga palju juurde. Et ma tunnen ennast väga hästi siin. Ma räägin tänasest. Ma ise töötan siin tund aega, siin töötan ja siis ma koristan ja pesen ja pühin ja number 8 pesen ja võtan rahulikult, tähtis töö. Riiuli alt ma pesen siit tagant, keeran siit ümber. Ja siit tagant ka, kus ma pesen ja tulen siia poole ja keeran siit number 8 ja siit tagant, kus ma võtan ja pesen. Tulen tagasi siia poole ja keeran 8. Siis ma tulen siia poole ja siis ma tõmban tooli alt ja ukse tagant. Ja siit rahulikult ääred ja seinad igalt poolt, kus võtta annab. See on mu tähtis amet, koristada. Keeran ja nüüd siit riiuli tagant, kus ma võtan ja pühin ja pesen. Ma arvan, jah, meeldib seda teha. Mis ikka meeldib töö, natuke ei meeldi. Koristaja oled siin. Pane vahendid marja peale. Mitte marjaga ülevalt alla suuna. 4 aastat olen õppinud puhastada teenindast kokku. 2 aastat Järvakut selles keskuses tavalist puhast teenindust ja siis Koplis aasta tavalist ja siis aasta eripuhastust. Koristan koolitoole ja WC-sid ja vahepeal mingil kovajeesid ja nii nagu enne käsin, nii koristan. Natuke ei veidi ka vahepeal küll võikile vastu olla, ikka peab tegema, kui muud teha ei ole ju. Mis raha tahan saada ju, tööd tegema ju. WC-sid ja garderoobi teen ja mulle meeldib neid teha. Teen peeglid, siis teen aknalauadele ja siis ma pean pärast kõik kralli kokku pühkima. Siit, sealt ja siis see katervist ka.
puhkulõikama. Ja siis veel on, ma pesen seal kartuli veel puhtaks ka. On WC sitten on panen kiinni kätte, et bakteri tuleks kätele. Rohkem mul midagi öelda ei ole. noh, hommikul tulen üles siia, siis lahete käterätid ära kõigepealt. Käterätte vahetan iga päev, aga kui on triikimist, siis triigile, kui ei ole, siis ei ole triikimist mul. nii, võtan triigava ja hakkan triikima. nii. Need on nagu köögi jaoks, et kes nüüd töötavad, seal köögis töötavad, nende jaoks teen neid põllesid. Mulle küll meeldib. jah. ta ei ole nii raske see triikimine. Töötoas veel vildin neid loomakesi. Siis olen siidimaali teinud, siis olen neid saulamütse viltinud olen. Ta on jõukolev töö ja rahulik, närvi rahustav töö. Mul lasin koti külje kinni. Sellised. Sellest tuleb kott. See on tava. Kott see valmis. Nüüd me teeme selle. Me mõõdame selle ära. See on 4 senti siit. Ja siis tuleb see nurgakene. Ja siis me pöörame ära selle 3 sentimeetrit siia. Ja siis läheb siia sang vahele. Praegu mul ei ole mõõdulintiga kaasas, sest ma teen näidise. Vaatame, varsti tuleb ilus kott. Nii, ja nüüd me pöörame selle ära siia vahele ja me paneme siia sanga sisse. Niiviisi. Paneme nõeldega kinni ja siis me laseme selle kinni masinaga. Õmbleme need sangad ära. Paneme niimoodi. Vaatame, kuidas tuleb. Kui tore see on. Huvitav. Ja siis saabki kott valmis. Tõkke tööd teha. Õmmelda. Ja ongi meil kott valmis. Nüüd me teeme teisi asju ka. Me teeme kalasi. Siin on näidised pandud. Ja varsti tuleb meil e-kunstil ongi kotid. Ja meil on veel teised kalastel kottides, kastikestes. See on kohakala meil. See on lestakala. See on Atlandi tuur. 4 termi. Neid pisikesi kala on meil palju. Ja siis me teeme neid väikseid ka veel ermi, neid väikseid mänguasju. Ja siis me teeme see jänese, tegime mõned näidis. See on meil pajakindad. Siis on nokk tehtud. Ja veel üks nokk mängimiseks. Näidis nüüd paneme millegi tagasi. Sellised nukud.
ja siin on meil siis need siis telliti lipukesed kuskile. Nad tellivad kas peole või aiapidu, kui tuleb lastel. Siis on veel meil selliseid aiapeo kott lastel saab. Ja siis on meil siin kangas, mis me teeme. Tellitakse mis tuleb piimatilgad. Ja siis on selline kott, mis me tegime taaskasutuse jaoks. Sellised sinised. On iga värvi, et on oma. Sinine, kollane ja roheline. Kindlasti see rullis on. Igal kotil on oma, nagu valgusvoor on see kott. Ja näitan teile tseent ka. Ukse stopper on see. See on päris hea ju uksele ette. Siis ei lähe pauguga uks kinni. Päris ohutu siis. Turvalisuse pärast. Näete, sobib. Väga hea ju. Me trükime neid kotte e-kunstisalongi jaoks. Värvi panen siia raamile ja siis tõmban üle nende värvide. Need kotid, mis me trükkisime, need lähevad ära õmblustuppa ja neist me õmbleme kotid valmis. Ja sangad on meil valmis õmmeldud. Ja siin need kotid lähevad e-kunstisalongi. Mina panen trükitud kotid kuivama. Juba 2 kotti valmis. Sellise. Me teeme muidugi teisi suuruseid ka. Siia paneme, siin lähevad kunstisalongi ja nad panevad siia maale ja kujusi, kui nad poes on, ja kotid on kõik erineva suurusega. On ka suuremaid, nii suuri ka ja nii sügavaid. Nüüd on keedetud munad. Täna on ülesanne, et koorin munad ära. Siis on vaja tükeldada. Mul on hea seltskond siin, töötajad on head. Olen rahul sellega, mida siin teha saab, aga laulmises ja nendes ma pole käinud. Uus asi, pean õppima natukene. Kõiki asju vajab õppimist. Ütleks, et muna on selline natuke raske lõigata, sellepärast, et muna läheb laiali. Aga kuna ma olen enne lõiganud asju, siis ei ole nagu raskelt midagi, et õppimine öeldakse teeb meistriks. Käsi tuleb, väidetakse, et käsi tuleb 20 sekundit pesta, et siis pildid nad korralikult puhtad olema. Nüüd on käed pestud, kuivatame ära ja asume tööle. Praegu lõikan stinki väiksemateks tükkideks ja sellest tehakse salati. See on kanaliha ja siis tükeldan. See on hea lihtne töö. Siin mingid jõu- ja ilunumbreid pole teha. Kokid vaikselt ja teed siin köögis ja saad sellest natukene poppi. Mulle meeldib köögis teha asju ja kolistada ja nõusid ja saab juttu ajada teiste inimestega siin. Panen masinasse nõusitesse ja loputan läbi ja siis panen masina tööle.
see on minu töö. Mina toon marssi, vaatan, et oleks leivad laua peal. Vaatan lauad puhta, musti nõust ei ole. Täna söögiks koorele pasta, roog. Palun. Tere jälle. Siis ütle palun, kui aitab. Veel või? No aitab. Aitäh. Me juua ka saab midagi. Tavaliselt vett, jah? Aitäh.